Kallis Rebane, pole hullu, kui sa tegelikult veel ei tea, kas tulid ülikooli õppima õiget asja või et kas otsus ülikooligi tulla oli päriselt õige. See teadmatus ei tee sinust halvemat inimest. Ja usu mind, kui ma ütlen, et palju rohkem kui loengud õpetavad sulle elu need inimesed, kelle kõrval ülikooli aastaid veedad. Nemad jäävad sinu ellu. Kuule Rebane, ära põe, ära karda, ära tunne hirmu ebaõnnestumiste ees, sest neid tuleb nagunii. Ja kui sa ka mõnes aines läbi kukud, siis so what? Et alustada algusest, ei ole vaja sul mõelda, kas sa tahad tulevikus töötada teles, raadios, lehes, suhtekorraldusbüroos või teha sootuks akadeemilist karjääri. Tähtis ongi alustada algusest. Tutva ajakirjanduse ja suhtekorralduse alusta saavutustega. Tunne huvi ajakirjanike ja pressiesindajate töö vastu ning tee endale lõpuks ometi Twitteri konto. Ja mis peamine, loe. Loe, aga ära jumala eest võta endale eesmärgiks McQuaili piibli päheõppimist, sest üksnes selle teooriaga pole sul muhvigi peale hakata. Ela täiega, armu pööraselt, ela ennast välja, käi tudengiüritustel ning üks põhiline laula ei pidutse hommikuni, sest noorus ei tule iial tagasi. Pärast mõnda pikale veninud ööd Rüütli tänaval juhtub ikka, et sa ei jõua mõnda loengusse või seminari. Mõnega päris tihti. Kui sa vihkad pinget ja stressi, siis pidutse targalt. Kui sa oled aga adrenaliinisõltlane, siis tea, et ka kõige laisem lohe saab paka tehtud. Aga kas sa selleks siia tulidki, et see kraad lihtsalt ära teha? Kurat. Sa isegi ära mõtle muutuda grupitöökaaslaseks, kellega mitte keegi ei taha samas rühmas olla. Sa ei tee asju õigeks ajaks ära. Sa jätad viimasel minutil kõik oma grupitöökaaslaste õlule. Ja tagatipuks, sa isegi ilmu esitlusele. See võib alguses tunduda fun, aga mõtle, kas sina tahad olla see inimene, keda aastate pärast meenutatakse kui grupitöökaaslast, kellega mitte keegi ei tahtnud koostööd teha. Aga mis on tõesti fun? Minna semestriks 2 õppima välismaale. Erasmus, ISEP ja Aasia ülikoolid. Variante on väga palju, üks parem kui teine. Maailm on suur ja lai, Tartu aga pigem väike. Loomulikult liigu põnevaid radu pidi, kuigi tegelikult ei ole ka Tartu nii väike midagi. Avasta end uutest kohtadest, ära piirdu vaid ühikas loenguruum Rüütli trajektooriga. Võta vastu väljakutseid või veel parem, tekita neid endale ise. Pole midagi väärtuslikumat, kui leida omale erialane praktiline väljund juba õpingute ajal. See annab sulle uusi kogemusi, palju sõpru ja rikastab sinu CV-d. Liitu mõne tudengiorganisatsiooniga või tee vabatahtlikku tööd ja sinu ülikooliaastad on kindlasti palju meeldejäävamad. Kes teeb, see jõuab. Ülikool on aeg sinu elus, mil peabki kogu aeg olema kiire, peabki kogu aeg olema 1000 kohustust. Mängi pilli, tee filmi. Jäta endale varu väljapääs, sest mitmekülgselt haritud inimesi vajatakse alati igal pool. Õpike hindama vaikust. Mine ise või kallimaga mõnele jalutuskäigule. Märka detaile, inimesi ning elu enda ümber. Arutlege, analüüsige, unistage ja meenutage. Pange aeg seisma. Äratus! Kas sa teadsid, et lausa 3. ainepunktidest ja moodulitest on täielikult sinu enda teha? Seega võtame nii kõrval eriala. Sa ei pea seda tegema meie teaduskonnast. Oli näiteks ajalugu, majandus, matemaatika, informaatika. Avasta ülikooli. Kõige sisulisemad ainepunktid saad sa kätte, üllatus, praktikat. Sul on ainult 2 lühikest suve, et end erinevates toimetustest tõestada ja mäletama panna. Soovitus. Alusta väikestes maakonnalehtedes ja sealt liigu juba julgelt edasi. Ära heida meelt, kui Delfis või Postimehes järjekordselt nupukest kirjutades tekib tunne, et tahaks pressikaardi ahju visata. Ajakirjandust saab teha mitut moodi. Käi läbi kaamera eest või tagant, aja riigikogulasi raadiomakiga taga või vahelduseks poliitikutele, uuri, mida teevad lihtsad inimesed. Katsu jalgadega vett mitmes kohas, sest ainult nii saad teada, mis sulle tegelikult meeldib. Muide, ära unusta, et sinu praegused õppejõud võivad olla sinu tulevased tööandjad. See tähendab, jää meelde. Esita tööd alati õigeks ajaks ära, räägi seminarides kaasa ja tee nii lahe ettekanne, kui sa vähegi suudad. Nii võid avastada, et kui sa pead tööd hakkama otsima, ei peagi sa seda tegelikult otsima, sest saad tööpakkumisi just nendest ettevõtetest, kus sinu õppejõududel käpp sees on. See kõik oli nii inspireeriv, aga mis siis ikkagi, kui nendest toetavatest sõnumitest ei piisanud ja sa jääd koolis või praktikal hätta? Küsige! Meie instituuti on koondunud Eesti ajakirjanduse ja kommunikatsiooni tulevik, olevik ja minevik. Ärge kartke minna lendoki juurde juba 7. korda oma tunniplaani timmima.
ärge kurat kartke loengus küsida, kui midagi jääb segaseks. Terve meie instituut töötab koostöö põhimõttel. Ajakirjandus ja kommunikatsioon on ühendatud. Käsi peseb kätt. Tervist, ajakirjandus ja kommunikatsiooni tudengid. Seda, mida 3. kursuse üliõpilased just teile rääkisid, tasub muidugi meeles pidada. Võib-olla teeb see ülikooli aastat pisut hõlpsamaks. Aga ei ole olemas ühte õnne ja edu valemit. Eluterve kahtlemine ja usalda, aga kontrolli on iga infotöötleja jaoks kriitilise tähtsusega. Niisiis, soovin teile meeldejäävat rebaste ristimist ja põnevat ülikooli aega.